paljud tänased meeskonnad, kellega ma kokku puutun, nad ei ole sellises punktis, nad ei ole sellises seisus, kus tegelikult nendel oleks valmisolek, huvi üksteist süsteemselt tunnustada, sest et koostöö asemel on tihtilugu pigem tunda sisemist konkurentsi. Seetõttu, enne kui sa mingisuguse suure sotsiaalse tunnustussüsteemi saad töösse lükata, on vaja teadvustada, mis on su tänane kultuur ja sellest lähtuvalt siis tegutseda. Aga minu praktika näitab seda, et isegi kui sellises suhteliselt pingelises konkurentsi tihedas sisekultuuris teatud selliseid sotsiaalseid tunnustussüsteeme rakendada, siis sellel on ühtsustunde kasvamisele hüppeline mõju. Ja üheks heaks viisiks ongi selline, ma nimetaks seda kiituste karbiks. See pärineb tegelikult sellisest toredast raamatust, nagu mul siin kõrval on Managing for Happiness. See on Jürgen Apelo poolt kirjutatud, mul on sellest tohutult inspiratsiooni saanud tema lähenemistest ja ta nimetab seda siis kudo kastiks, üks kreekakeelne sõna, kudo tähendab siis sellist rõõmu, et ta soovitab panna kontori nurka kas siis mingisugune karp, purk või panna seinale näiteks korktahvel ja luua siis inimestele võimalused, kui nad märkavad, et keegi on teinud midagi, mis neile silma jäi, midagi positiivset, siis nad saavad kirjutada väikse mingisuguse kaardikese ja panna sinna karpi. Või, ma ei tea, stikkeri peale, panna seina peale. Vot, Mari tegi sellist asja, mul on selle üle väga-väga hea meel. Ja nüüd tegelikult iga päev peaks loomulikult seda korkseina ja kõik vaatama, et kas on midagi sinna lisandunud. Ja nüüd, kui sinna tuleb midagi, tuleks kindlasti avalikult teavitada, et selline inimene sai selle tunnustuse ja tuleb inimesele kindlasti iga personaalselt minna ja see üle anda. Ja niimoodi tegelikult tekib siis selline sotsiaalne ühtsustunne, kus inimesed tunnevad, et me hakkame märkama üksteise juures mingisuguseid positiivseid külgi ja me ka jagame. Nüüd, mida ta ka siin raamatus tegelikult rõhutab, on see, et kuna paljud juhid on läinud seda teed, et nad on lisaks lihtsalt nendele kaardikestele loonud ka väikeste preemiate või auhindade süsteemi. Näiteks keegi, kes saab selle tunnustuse, sul on võimalus sinna juurde kirjutada, et mina kingiksin temale selle eest, ma ei tea, kinopiletid näiteks. Ja mida ta soovitab jällegi, nagu oli ka see punkt 2 tunnustamise kuldreeglites, need auhinnad peavad olema väga-väga väikesed. Nad ei tohi olla midagi sellist, mida inimesed hakkavad mõtlema ja mingit skeeme välja töötama, et kuidas moodi see saada. See võiks olla, ma ei tea, mitte üle 20 euro minu arvates Eesti kontekstis. Sellel peab olema pigem emotsionaalne väärtus, mitte rahaline väärtus. Kinopiletid, mingisugused võib-olla lõunakahele, raamatupoe kinkekaart, sellised nagu väiksed asjad, mitte inimene tunneb, et on midagi saanud, aga samal ajal see ei ole nii suur, et nüüd hakata nagu raha pärast mõtlema, et ma pingutan ja siis me loome mingisuguse süsteemi, kuidas moodi igaüks saaks 6 korra ühe selle auhinna. Ja seepärast ta ütleb, et aga mõnikord ikkagi juhtub see, et inimesed hakkavad skeemitama ja mõtlevad mingeid süsteeme välja, et paljud juhid on tema poole siis nende muredega pöördunud ja temal on sellele väga lihtne vastus ja mina täiesti toetan oma nagu tööbaasil seda, et see on osa kultuurist. Kui sa näed juhina, et sa lood sellise hea süsteemi, kus inimesed saavad üksteist tunnustada, aga nad hakkavad seda kasutama ära, siis see ongi see, millele tuleb avalikult tähelepanu pöörata. See peegeldabki teie tänast kultuuri ja selle kultuuri nimeks võikski olla siis petmise kultuur, skeemitamise kultuur. Sest et tegelikult kõik saavad aru, miks see on tehtud, aga kui seda võetakse ühe viisina, kuidas moodi sulle vastu töötada ja hakata tegelikult hoopiski mingisuguseid kasusid siit lõikama, siis see näitabki, et sa oled juhina ikkagi midagi nagu valesti teinud juba enne selle süsteemi loomist. Sest et kui inimesed ei usalda sind, nad ei usu, et sa tegelikult soovid head, siis on tegelikult seal eespool midagi, mis on toimunud. Aga ta ütlebki seda, et selle tuleks lasta juhtuda ja sellest tuleks nagu regulaarselt rääkida, sest et nii kaua, kui sa hakkad sellele vastu võitlema, siis ühel hetkel juhtubki nii, et töötajad muudkui mõtlevad uusi skeeme välja ja sina muudkui juhina pead nende skeemide läbinägemisega tööd tegema, siis see süsteem kaotab pikas perspektiivis oma tähtsuse. Siis kindlasti igas meeskonnas on neid, kes sellesse on natukene skeptilisemalt meelestatud, aga on kindlasti suurem osa isegi inimesi, kes tegelikult näevad selles positiivset külge. Ja nüüd läbi nende, kes näevad selle positiivset külge ja kes tulevad selle kaasa, läbi nende on võimalik tegelikult seda ühtlustada ka ülejäänud tiimis. Ja kui avalikult ja avatult rääkida ja selgitada, miks see on, ja ka tekivad need petmised ja tekivad niinimetatud, et püütakse ära üle mängida seda süsteemi, siis tuleb ka sellest avalikult rääkida.